ühes väikeses linnas, väikeses kõrvaltänavas elas poiss, kes oli nagu iga teine õpilane, peale ühe väikese asja. 12-aastaselt murdis ta oma kooli serverisse ning võttis kooli kodulehe maha. 15-aastaselt pettis ta Riigikogu valimissüsteemi ning nädal aega tagasi häkkistas sisse riigi salateenistuse andmebaasi ning võttis sealt konfidentsiaalset infot. Kus sa püha püst? Mul on elukindlustust ja sa isa töötab linnavalitsuses. Ma võin lasta su kinni panna. Rahu, poisu. Ma olen siin, et sind aidata. Ma sinu asemel sealt uksest ei läheks. Miks mitte? Seal on 3 riigi kõige paremat salaagenti, kes on siin, et sind kinni võtta. Ja ma olen kooli kõige ilusam poiss. Holy shit! Nüüd, kui me ei pea enam aega sinu teismeliste probleemidele raiskama, siis tule minu järel. Imelikus hoones sa oled. Meeldib jah? See on mu isa töökoht, aga teda ei ole ta reisil ja ma võtsin ta võtmed. Tead, ta mulle meeldib pinge all programmeerida. Liiga kõrge liiga. Poisu. Showtime. See on nagu parim päev mu elus. Tule nüüd parim päev. Mida sa teed? Kus on info, mida sa salateenistused varastas? Mis info ma hakkagi? Mul ei ole aega, et sinuga sinu agent on. Ütle parool! Ütle üks vale sõna veel ja sa ei näe oma arvutit enam kunagi. Päriselt.
Tavaliselt ma ei nõus. Tegelikult mitte kunagi. Kuid see poiss ei teadnud, et tema oskusid tahtis ära kasutada organiseeritud kuritegevuse üks suurimaid rühmitusi. Ta arvas, et salagendid tahavad ta vangi panna nende serverisse sissemurdmise eest, kuid tegelikult tulid nad teda hoopis kaitsma.